Tervitus kõik autospordisõbrad, tervitus kõik mehed ei nuta jälgijad. Aasta 2020 on küll jäänud selja taha, aga tundub, et üks tühimik on veel vaja täita, et 2021. üle minna. Eesti Autospordiliidu aasta auhinnad ootavad kätte andmist. Ja Eesti Autospordiliit esimese alaliiduna põhimõtteliselt Eestis on tulnud hiilgava idee peale, teinud ajaloolise sammu ja andnud siis mehed ei nuta triole õiguse need auhinnad kätte anda, välja kuulutada, aga igaks juhuks on ikkagi üks väike kontrolliv organ, kaardilugeja ja ühtlasi ka Eesti Autospordiliidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk saadetud meile siia organiks juurde. Tere mehed! Tere! Ei no üldiselt on nagu, nad tahtsid kangist siia saatesse saada, siis mõtlesid välja, et kuidas saada ja siis leidsidki võimaluseks. No see on ühtlasi ajalooline on kogu see üritus ka selle poolest, et väga vähe on neid hetki rääkimata isikutest, kes on saanud siin meie seltskonnas olla. No muidugi. Ja kusjuures Kuldar annab meile täpseid juhiseid, ütleb parem kolm ei lõika, see tähendab see, et me peame ajama parempoolset juttu, niisugust tasakaalukat ja midagi väga teravat öelda ei tohi. Aga noh, vahest lubab tal meil ka natukene kiiremini sõita, vasakuus. No eks ma proovin valgust tuua siia tumedasse ruumi, et vähe nagu ergastada seda olekut teile, et äratada teid üles sellest talveunest. No siin ma arvan, ergutused on kõik juba tehtud saate eel ja laual on kenasti ka olemas, kui puudu peaks jääma, jätame selle sisu saladuseks. Meid on ees ootamas 11 kategooriat, mille võitjad me siin täna välja kuulutame. Me kuuleme enamikult auhinna saajatelt siis ka tervitusi virtuaalsel teel, rõõmu, tänamisi ja mida kõike veel, aga et asi saaks natukene mitmekesisem, siis Rohke Debelak teavitab meid vahepeal aktuaalsetest autospordi uudistest. Saame natukene nalja loodetavasti. Uudis on uudis. Kui mees loeb ette nagu aktuaalses kaameras, siis on ikka uudis. Ja Debelak on sama tõsine mees nagu meiegi. No meil saab olema siin väga huvitav hierarhia kindlasti, et esiteks ma ei oleks kunagi uskunud, et ma satun osaliseks autospordi saatesse. See kõlab nagu uskumatult. Ma ei ole küll oma legendaarset lauset, keda need põrinad ikka huvitavad, mida saate algusaegadel sai kõvasti korrutatud ammu enam eetris öelnud, aga täna on ilmselt sobiv hetk, et ühel hetkel see ikkagi ära öelda. Mina saan mängida siin sellist nagu sisuliselt tüüpi, kes ei jaga autospordist midagi. Sa ei pea seda mängima. Jaa, ma ei pea mängima isegi, täpselt nii, olen nagu olen. Minu roll on väga lihtne, aga siin on mehed, kes justkui väidavad ja mõtlevad, et nad nagu jagavad autospordist midagi. Ja nüüd on väga huvitav hetk, kus me hakkame ühel hetkel nagu siis vaatama, kas te teate 4x4 off-roadist näiteks midagi või ei tea. Ja õnneks on meil siin kontrollorgan olemas, kes saab siis asja paika panna. Oota, mina tõmban ka natukene. Juba hakkad vabandama. Ei, ma ei hakka vabandama, ma tahan lihtsalt öelda, et ma olen niisugune rahvusvaheline mees, et see Peep on meil niisugune Eesti võistluste suur asjatundja ja kõik, ja tema on meil see suur spetsialist, tema on meie juht ja õpetaja. Tema on olnud piimaautojuht, tema teab, mis asi on kass 53 ja kass 51, kuidas käigud käivad, kuidas vahegaasid tuleb anda. Topeltsidurid, vahegaasid, kõik jutud. No vot nii. Nende meeste juurde me veel jõuame teadne. Jah, et meie oleme siin Tarmoga nagu... Ei, sellist nõrkust, Jaan, ma ei oleks oodanud. Ausalt öeldes terve sinu ajakirjandusliku karjääri jooksul ei ole seganud asjadest mitte teadmine, nendest kirjutamist. Mis sa vanalt mehed ikka tahad? Ei, aga täpselt, ega see, et sa asjast ei tea, ega see ei tähenda, et sa ei saaks ajakirjandust teha. No vot, see on küll tõsi, et... Jaani pole kunagi seganud, ei teadmatus ega ka faktid. Kõik tuleb sätti nii nagu, et ilmuks tõesti hea lugu. Just täpselt. Ja kuidas, ma kohe ei saa rääkimata jätta, me natuke venitame siin auhindadega, aga mulle lihtsalt meenus Jaani karjäärist üks apsakas, mis on lihtsalt nii tihedalt seotud autospordiga. Jaan juba teab ilmselt, millest jutt on. Ma enam aastanumbrit ei mäleta, jutt käis igatahes MM-rallist ja jutt käis siis ühest surnud puumast, mis väidetavalt kuskil sealt tassiti ära kuskil MM-rallil, kuigi tegemist oli tegelikult siis Ford Pumaga, mitte selle loomaga. Aga mina panin otse tõlke, teen Puma, Juhtub teil, ma saan aru, ja seda juhtub teil iga päev, aga anname andeks. Jaa, ei, mis mõttes andeks? Kui ma poleks seda apsakat teinud, siis ei oleks seda nalja saanud juba 5., 7. ja 12. korda teha. Nii, aga Kuldar, räägid natukene asjaliku juttu siia ka vahele, kuidas üldse Autospordiliit valib enda aasta parimaid?
Autospordiliidu nii-öelda aasta parimaid on valitud tegelikult juba pikemat aega. Erinevalt aastatest ja erinevalt oludest on tehtud seda siis pidulikumas või vähem pidulikumas vormis. Koroona aasta on teinud meile siis omad korrektuurid ja tahtsime teha ka mingi piduliku vormi, kahjuks ei õnnestunud ja ma arvan, et see ongi nagu ajalooline märge, et me oleme siin selles saates selliste korüfeedega koos, kes on siis Eesti autosporti ja üldse Eesti sporti nii-öelda, ma ütleks, et juhtinud lausa mõnes mõttes ja ka sooritust parandanud või siis takistanud mõnedel hetkedel oleneb muidugi sportlaste vaatevinklist. Et need aasta parimad on välja valitud, siin on 11 nominatsiooni. Me läheme siit kuskilt liikvele ja siis anname ka televaatajatele või meie vaatajatele teada, kuidas me täpselt kes need täpselt on ja miks nad on valitud. Et me oleme lisanud siia mõned nominatsioonid sellel aastal, aga sellest me räägiks ka siis, kui me oleme juba jõudnud täpselt nomineeritavate juurde. No aga läheme esimese kategooria juurde, see on parim rahvasportlane 2020, enne kui me ütleme selle nime välja ja laseme pärjatul omalt poolt mõne sõna sekka öelda, käivad siia, ma arvan, ikkagi saateks mõned vajalikud täpsustused ka, et rahvasportlane, kelle seast siis valitakse? Rahvasportlane valistatakse nende rahvasportlaste seast, kes Eestis rahvaspordiga tegelevad ja omavad rahvaspordi litsentsi. Neid oli aastal 2020, ma arvan, et ligis 600 või isegi natuke rohkem. Rahvasport on tegelikult kõige suurem nii-öelda kogukond meie spordis ja ka kõige populaarsem osalejate arvu poolest. Hetkel on valituks küll osutunud noorsportlane, mis on ka väike meie nagu soov, et me edutaksime ikka noori ja noortesporti ja siit annaks nagu edasi sammu seada tulevikuks, et oleks nagu julgem teadmine, et Autospordiliit toetab ka noortesporti. Ma saan aru, et Peep tahab juba kommenteerida. Peep on tuntud rahvasportlane rallialal. Ma olen tuntud rahvasport, ma olen isegi paari rahvarallil kunagi. Kuna? Ma tahaks fakti. Aasta võis olla 2000 mingisugune, isegi võib-olla 90 lõpp. Ma ühe korra sõitsin Saab 99-ga rohelist värvi, mul on isegi fotod sellest alles, kui ma seal sõidan. Ja ühe korra sõitsin Hyundai Sonataga, see teine kord oligi siis, selle sama Hyundai'ga, selle samaga, mille teekond lõppes, maine teekond lõppes rongi ees. Ja ei, see pärast see kevitati kahest autost veel kokku ja see sõitis veel edasi pärast. Aga sinna rahvaralli, hirmus imu oli minna sinna rahvarallile, eks ole. Aga keegi sõber, kes pidi tulema, kuidagi ei saanud tulla kaarti lugema ja siis naine oli nõus tulema. Ainuke tingimus see, et ta ei pea mitte midagi tegema. Ja siis ta tuli sinna autosse, istus autos lihtsalt ja siis mina ise sõitsin. Et see on midagi kaarti nagu ei loetud. Sõitsin läbi ralli niimoodi. Peep, kas see oli see legendaarne Automi rahvaralli? Ei, see ei olnud Automi, sa mõtled Automi sõidumeisterlikkuse võistlus. Ei, see ei olnud see. Aga see oli ikka see Automi nokkmüts oli legendaarne olemas. Mul sükst ei olnud kahjuks. Nii suurt mütsi ei olemas. Vana sõber Kristjan Sooperi käest laenasin muuseas kiivri, kuna pidi olema kiiver peas ja siis sai sõidetud süke korralik vana kooli kiiver oli. No aasta 2021 üheks eesmärgiks, aasta algul ikka tasub neid kirja panna endale, Peep, ka sina võiksid teha seda, võiksid kirja panna, et sa oleksid aasta pärast oleksid ikkagi nii-öelda konkurentsis selles kategoorias. Ma olen tegelikult mõnikord meeltesegadus olen vaadanud portaalides kuulutusi, kus müüakse mingeid vanu neid puuridega autosid, ma olen mõelnud, et võiks ju osta ja siis minna kuskil kihutama sellega, aga see sinna on muidugi jäänud. Aga mis oota, kas me ennem ütleme välja ja siis ma nagu paiskan valla kriitikalaviini või kuidas me teeme? Sõltub, mida sa kritiseerida tahad. Auhinna saajat, ma saan aru. Ei, auhinna saajat ma kindlasti kritiseerida ei taha. Aga okei, kuulutan välja ja siis ma nagu ütlen, miks see auhinna saaja ei sobi sellesse kategooriasse. Nii, no auhinna saaja, kuna Peepu selle aastal ikkagi konkurentsis ei olnud, siis konkurents oli hõredam. See auhind parim rahvasportlane läheb Karl Kenneth Neuhausile. Kuldar, oskad põhjendada? Ja loomulikult, et Karl oli tubli rahvarallur, sai absoluudi või oma klassi arvestuses siis aasta kokkuvõttes 3. koha ja rahvasprindi arvestuses 1. koha. Ja tegelikult liikus ka ära juba suurde sporti ja jätkabki tegelikult sellest aastast juba oma karjääri suures spordis. Ja vaat siin nüüd hakkabki nüüd see pihta, et kes ta siis on? No ideaalne rahvasportlane tõuseb järgmisele tasemele. Ära üldse ka vahele praegu. Kas ta on noorsportlane? On ta rahvasportlane, on ta võistlussportlane. Ja tegelikult rahvasportlased ei kannata silma otsaski seda, kui noored lastakse nende kokku. Näiteks
korvpalli rahvaliigades, eks ole, ei meeldi nendele mängijatele, vanadele meestele, kui mingid noored tulevad sinna kiiresti jooksma. See ei ole rahvasport, see on nagu võistlussport. Et siin ma leian, et noorärra Neuhaus oleks tulnud valida parimaks noorsportlaseks võib-olla, aga kindlasti mitte rahvasport. Rahvasport on ikkagi selline kergelt kõhukas pakempaaridega siuke vananev härrasmees, kes siis sõidab vahest selle autoga. Nagu Daniel Helena näiteks. Peebu kriitikat juba nagu ennetades, siis võin öelda, et aastast 2021 ongi Eesti noorte autoralli meistrivõistlused. Ja sa ise ka arvut eksisite. Tunnistame siis, et sina kui vanem mees oled jälle pannud täppi ja me oleme rumalad. Ja siis rahvasport ise jätkab karikavõistlusena, et tegelikult on viga parandatud ja lähme edasi siit targemana ja paremana. Nii, ja lähme edasi sellega, et Karl Kenneti ees võtame mütsi maha ja kuulame ära, mis tal endale öelda. Tere kõigile! Olen väga õnnelik, et see aasta mind aasta rahvasportlaseks valiti. Aasta alguses ei oleks isegi osanud arvata, et sellise auosaliseks saan. See on suuresti võimalik tänu mu isale, kes hästi palju oma vaba aega ja ressursse minusse panustanud on. Muidugi tahan ka tänada Inga Reimelit, kes alati suure õhinaga mulle kaarti loeb, ning ka Sven Sutermat, kes alati mu auto vastupidavana hoiab. Samuti tahan tänada Tuule Motorsporti ja kõiki kaasalajaid ja toetajaid, ning ühtlasi ka kõiki võistluste korraldajaid ja autospordiliitu, kes sellisel raskel ajal ikkagi turvaliselt ja ohutult kõik võistlused ära korraldavad. Kas kõik need inimesed kiidavad autospordiliitu, see oli üks tingimus, et saada nagu seda karikat ja siis saada see video siia, siis peavad kindlasti kiitma autospordiliitu, eriti Jaanis Kaalu, kes siin ütleme topeltkontrollorganiga kaameri taga siin istub, eks ole, vaatab mingit valet juttu ajaks, Kuldarit, ma ei tea, keda veel seal võib-olla Priit Pallot või kes seal veel töötavad, eks ole. Kõik peavad saama tänukirjad kätte. Ja see on lepinguga kinnitatud allkirjad all. No see on lihtne, kui video saadeti ja ei olnud vajalik asja, siis saadeti tagasi. Nii, aga palju õnne veel kord Karl Kennetile. Läheme järgmise kategooria juurde, see on parim kardisportlane. No siin, Peep, ei ole sul küll kobiseda midagi. Ei, mul ei ole siin kobiseda midagi. Kategooria kui sellise vastu. Ei, absoluutselt, et olid ajad 80-ndatel, kui Vasalemma kardirada oli sisuliselt Eesti ainus normaalne kardirada, kus toimus, ütleme, valdav enamus võistlus. Aravetel oli veel rada ja kuskil veel võib-olla, aga Vasalemma rada oli nagu minu arust kõige parem ja see oli kogu aeg vaid võistlused ja ma käisin alati kohal. Seal Ülar Jebrakovid ja Aadu Kroonid ja Indrek Vanaseljad ja vinged vennad. Aga Jaan ja Kuldar, te panete tähele, et me räägime mineviku vormis siin Vasalemma hiilgusest, mis on kadunud kõik. Ma ütlen, see on kardisport ja ma ise muuseas, ma olen nii on, ma olen kardispordi vigursõidus Eesti meistrivõistluste 9. See toimus Otepää autoremondi katsetehase kuskil hoovi peal see võistlus. Seal tuli sõita, siis oli Uss oli alguses, siis tuli sõita kahe rattaga mingisuguse platevahet läbi, siis oli 8, siis tuli võtta mingisugune rõngas ja teha ring ära, panna tagasi ja see kõik võeti nagu aeg ka kinni. Ja meil oli Vasalemma koolis oli see kardiring, eks ole, meil oli üks kart oli seal mingi 20 poisi peale, enamus aja me pidime putitama, siis vahest arva saime ühe ringi ka seega sõita, siis me käisime sellega võistlemas vigursõitu saime teha. Ma sain 9. koha, seal oli mingi 100 osalejat. Ja kusjuures, Peep, ma ütleksin ka, et mul on veel võib-olla kaugemad mälestused, eks, et minu ajal mul klassivennad käisid karditrennis, oli olemas täitsa niisugune karditrenn, asja neist eriti ei saanud, käisid ka putitamas, aga see oligi niimoodi, läksid ja kes kiired poisid kardiga olid, need siis said edasi istuda vormelisse ja kõik, see on nagu tänapäeval. Et sul peab sisuliselt olema enda auto, enda, ma ei tea, vanematel rahakott puuga seljas, riik maksis kõik. Muuseas, tol ajastul oli üks kõvemaid Eesti kardisõitjaid, oli huvitav mees, Margo Kõlar, kes on mingi, sina võib-olla Tarmo tead, selline nüüdis muusikat teeb, mis heliloojana, et väga tuntud mees. Ma lihtsalt tahtsin kõrvalt kommenteerida, et teie kogemuse pagasid kokku võtta, siis tundub, et teie vanus kokku peaks olema 350 aastat, aga see ei muuda kuidagi kardisporti vähem tähtsaks, et jällegi nagu siuke alustav platvorm, kus on olemas omad klassid, saad liikuda järjest nagu väiksemast vanusest kõrgemasse edasi ja suurema pilli juurde, et kindlasti nagu väga tähtis alustala, kust alustada. Läheme aasta parima kardisportlase väljakuulutamise juurde ja selleks on 15-aastane Markus Kajak. Aplaus.
Kulder, sinu kommentaar? Markus on Eestis olnud väga tubli, aga tegelikult ta tegi väga hea sooritusega maailmameistrivõistlustel, kus ta finaalis startis 5. kohalt. Seal väike ebaõnn tuli vahele, et tegelikult hea sooritus, kui selline nagu lõpptulemusena nagu hiile jäi täpp palemata. Aga kui me ütleme, et Eestis on kaardisport populaarne, siis maailmas on ta veel populaarsem ja see nagu maailmameistrivõistlustel on nagu top 5, sest see on ikkagi väga kõva tulemus. Nüüd aga sõna Markusele. Mina olen Markus Kaak, olen 15-aastane ja sõidan hetkel klassis OK. Olen eelmise hooaja aasta kaardisportlane. Koroona tegi küll sel aastal nii mõndagi, kuid üllatust pakkus mulle endale kiire tempo igal võistlusel. Tipphetk oli aga aasta kaardisportlase tiitel MM Portugalis. Ise ei oleks kunagi osanud arvata, et üldse nomineerin sellele tiitlile. See tähendab mulle endale väga palju. Suur tänu kõigile, kes mind toetasid sellega. MM pakkus mulle samuti palju üllatusi. Kuigi treeningud polnud mul kõige paremad, siis võistlusel andsin endast parima. Finaalis küll katkestasin, aga sellest kogemus sain nii mõndagi. Praegusel hooajal proovin endast parimat igal treeningul ning võistlusel ja võimalusel saavutada Euroopas, kas siis poodiumi koht või isegi võit. Autospordiliit on olnud nii tänatudki või? Näed, ei olegi vaja kogu aeg. Lõppeski siia üritusse nüüd. Ja, aga eelmise teema jätkuks tahaks teada, kas meil seda säästusõitu ka enam korraldatakse. Mäletad, kunagi oli, et kui vähe sa bensiini kulutad. Eko Run on see täna siis nagu mingi distsipliini olemas. Kahjuks Eestis seda ei ole. Et võib-olla peaks võtma tagasi, ma saan, et autoajakirjanikud teevad selle meie eest kogu aeg ära, nad kogu aeg võistlevad, kes vähem kütust raiskab. Ja, aga tegelikult oleks vaja, sest jääkarud surevad ju. Jaan, ära hakka segast ajama. Aga küll mulle meeldis praegu, et Kuldari vanamaa on sõna distsipliinis, et see distsipliini. Vaikselt nakkab juba. Nii, aga nüüd on aeg uudiste käes. Uudiseid autospordimaailmast, stuudios Rohke Debelak. Eesti suuremad uudisteportaalid valisid möödunud aasta klikitumad uudised. Esimesed 30 kohta kuulusid Ott Tänakule. Siis ei tulnud 42 kohta mitte midagi ja alles siis tuli teada valitsuse tagasiastumisest. Aga järjekorras. 4. kohale tuli uudis Tänak ringutas enne masinasse istumist. 3. kohale tuli uudis Tänaku ringutamine ei ole kinnitust leidnud. Veelgi sisulisemaks. Teiseks klikituimaks uudiseks oli Ott Tänakule lähedal seisev isik on äärmiselt solvunud. 32-aastane Kalev Kalamajast oli nimelt äärmiselt nördinud, kui kuulis läbi 3. ja 4. isikute, et teda ka sel aastal ei ole presidendi vastuvõtule kutsutud. Ometigi on ta lõppenud aastal korduvalt seisnud valitsenud maailmameistrile väga lähedal, viimati näiteks Tallinna lennujaama check-in tsoonis, kus ta seisis lausa Oti selja taga. Aasta jooksul enim klikitud uudiseks aga oli Tänak sai aasta lõpus kõvasti põrutada, mis rääkis sellest, kuidas Tänak Kehala ralli kõigil kiiruskatsetel täiega põrutas. Ja pärast võistlust põrutas veel 2 nädalaks sõpradega Nasvale kalale. Eile andis aga Eesti Autospordiliidule üle protestikirja Eesti Vormel 1 sõitjate liit. Liidu juhatuse esimees staažikamaid Vormel 1 sõitjaid Eestis Margus Põrsas. Kirjas märgitakse, et vaatamata korduvatele pöördumistele ja palvetele ei ole kohalikele sõitjatele eraldatud kõikidele nõuetele vastavat Vormel 1 võistlusmasinat, mistõttu ala kiratseb igast otsast juba aastakümneid. Mõnitamisena kõlab ka soovitus jõuda Vormel 1 madalamate masinaklasside kaudu. Me oleme ikkagi Vormel 1 sõitjad ja sundida selle kuningliku alaga tegelevad mehed kardirooli on anda pealt allumine, kõlab ühingu seisukoht. Seni kuni Eesti Autospordiliit midagi ette ei võta, ei tee seda ka Eesti Vormel 1 sõitjate liit. Aitäh praegu vaatamast, peatse kohtumiseni. No suur tänu Rohke Debelakile nende uudiste eest ja tõesti see on huvitav, kuidas me ise ei ole oma saate ajaloost tulnud selle nurga peale ikkagi, et miks ei ole eestlased Vormel 1 jõudnud. Autospordiliit ei ole lihtsalt Vormel 1 masinad kätte andnud, et Jüri Vips ja Marko Asmer ja kõik peavad kuidagi kuskilt sealt alt poolt tulema ja ronima. Ma lihtsalt võtan lonksu vett selle peale. Ei, see ei ole see koht, kus lonksu vett võtta. Õnneks see saab tühjaks sul ka kohe. See on järjekorda näide, kuidas ütleme siis alaliidu inimestel ei ole nagu mingit visiooni ja nägemust, kuidas nagu seda ala nagu arendada ja edasi viia. Ja siis tuleb Urmo Aava, pöördub valitsuse poole, saab raha, kõik olemas. Ma arvan ka, et kui
kui pöördle valitsuse poole, ma arvan, et me saame küll lisaeelarves saaks mingisuguse summa, et see auto ära osta. No siin koroona ajal eriti. Võiks osta isegi 4-5 autot, neil oleks ka mingi sisemine konkurents, et saaks omavahel võistelda, siis keda saata siis pärast MM-ile välja. Jah, ma ütlen, et siin te olete nüüd küll täiesti tõe hetkel, et ma arvan, et panemegi siis eesmärgiks, et aasta 2021 ostab Eesti Autospordiliit vahendeid kokku hoidmata vähemalt 4 vormel 1 autot. Ja ma luban, et ma kutsun teid kohale sõitma nendega esimestena, aga kui sisse ei mahu, mis siis teeme? No, kui ei lähe, küll me surume teile. Nii, aga läheme edasi järgmise auhinna kategooria juurde, see on parim spordikohtunik. Väga huvitav kategooria. Ja see on nüüd kategooria, mis me lõime juurde sellel aastal, mida varasemalt pole olnud ja ma arvan, et sellel aastal kindlasti läheb auhind väga õigesse kohta. Ma võin ka vast nime ära öelda juba, on ju? Jaa, vabalt. Et väga sobiva nimega inimene, kus juures veel kohtuniku ametit. Karin Julge on, ütleme nii, et asendamatu Eesti autospordis kokkuvõttes, et aastal 2020 osales ta, ma arvan, vähemalt 25 võistlusel sekretärina või siis abina. Ja lisaks sellele oli võimalus nomineerida ka Eesti Autospordiliidul hooaja lõpul parimaid ametnikke FIAsse kui nomineerimiseks aasta ametniku tiitlile ja Karin sai siis ka selle karika, mis meil laua peal on, aasta sekretäri tiitli FIA käest. Et see on, nagu, on ka veel märgiline meie jaoks. Ja see on väga kõva saavutus, see on nagu hea, et te valisite aasta kohtunikuks, ütleme sekretäri või kes istub seal kuskil putkas, mitte mõne selle, kes kuskil raja ääres on või kes sportlastega otse seal võistlusmomendil kokku puutub, sest et teadupärast, võtame kas või korvpallist, eks ole, et kohtunik üldjuhul on platsil ikka nagu segav element ja ega nad teevad kõik selleks, et mängijad oleks halb seal olla, samamoodi on ilmselt ka, ma arvan, autospordis, et head kohtunikku ei saa nagu olla olemas. Kohe Kuldarilt küsin, et kuidas teil Urmo Aavaga see oli, et kui kohtunikud tulid teie seda nii-öelda turvapesu näppima ja selgus, et püksid ei ole, püksid olid poolest sääres, aga mitte... Ei, püksid olid jalaski. Nad olid ikka poolest sääres. Kuidas te tänasite pärast seda kohtunikku, tubli, õige? Esitasite aasta kohtuniku auhinna laureaadiks. Esitame aasta kohtuniku kandidatuuriks. Tegelikult ma tahaks öelda Peebule, et neid inimesi sinna raja äärde lipuga vehkima ja ükskõik kuhugi mujale on ka tegelikult vaja, sest autosport on reeglitega spordiareeninevalt korvpallist. Et kui neid reeglite jälgitaks, siis ei oleks võimalik tulemusi saada. Et ma ikkagi ütleks, et me oleme tänulikud kõigile vabatahtlikele ja kohtunikele, kes aitavad üritusi läbi viia, sest et see kogukond meie arvutusel on vähemalt kuskil 1000 inimest, kes on seotud erinevate võistluste läbiviimisega, kes ei ole ise võistlejad. Kuidas sinu enda suhtumine see kohtunik oli, kes seda pesu seal kontrollimas käis? Eks ma tollel hetkel olin ikka kõvasti pettunud, eks ma sain ka nagu teiselt ju aru, et me oleme nagu tuksis, aga väike lootus oli, et karistus ei ole nii karm. Sul olid püksid jalas või, tookord või? Urmo jäi minu arust vahele või sina vahele, kumb teist jäi vahele? Me ikka mõlemad jäime vahele, et ega seal rallivärk mõlemad koos jäime vahele. Küll on nagu täna tagantjärgi mõeldes nagu veits imelik vaadata seda 400 € trahvi Ogierile, et kiiver peas lahti sõita ringi. Ja siis meie tollel hetkel lõpetasime ralli selle otsusega, et edasi sõita ei tohi. Ma mäletan, ma olin Soome rallis kohal tookord ja see õhku see teil juhtus. Ja me minu arust äkki me olime... Teil oli päris hea seis oli veel. Teisel kohal või midagi taolist, et jah, et elu on karm, aga jällegi, et reeglid me tegelikult ei täitnud, sellest me saame karistada ja nii ongi. Aga ma mõtlen, et kellele mis lubatud nagu, te ei olnud Ožees, eks ole, ei ole tema tasemel veel. Me ei olnud prantslased, jah. Täpselt. Nüüd aga anname sõna Karin Julgele. Milline tunnustus? Olen ääretult tänulik ja õnnelik hetkel. See tähendab minu jaoks väga palju, sest tunnen, et järelikult teen ma õiget asja. Ja see annab motivatsiooni ja tahet siit ainult edasi minna. Armastan seda, mida ma teen ja mulle meeldib see. Ning loomulikult see seltskond minu ümber, kõik võistluste korraldajad, ametnikud ja loomulikult võistlejad, te olete üks... ütlemata vinge seltskond. Nii et suured tänud kõigile, erilised tänud oma perele ja sõpradele, kelle toetus on mulle väga oluline. Tänud ka Eesti Autospordiliidule, võistluste korraldajatele ja võistlejatele,
sest kui ei oleks teid, ei oleks ka mul sellist ägedat hobi. No Karin tegi nüüd tasa, ikkagi võiks öelda selle, mis eelmises klipis puudu oli, mis puudutas autospordiliitu. Kardipoiss oli noor mees ka, tal ärevusest võis ununeda, aga ei noh, jah, kõik nii nagu me arvasime. Nii, aga siirad õnnesoovid Karinile siit veel kord, läheme järgmise kategooria juurde. See on parim 4x4 off-road sportlane ja see on nüüd see hetk, millele ma siin kui oli teada, et saade on tulemas, mis meil see formaat saab olema, kuidas meil siin rollid on paigas. See oli nüüd see hetk, kus ma juba mõtlesin ette, ma tahaks Jaani käest ikkagi teada saada, mida see 4x4 off-road ikkagi kujutab endast. No, seda tähendab, et roadi pole vaja, roadilt oled off. Nii. No, nii ongi. Ei, mis see võistlus nagu endast välja näeb? Jah, 4x4 ringi, nagu siin öeldakse, aga muide, mis mulle meelde tuli, see oli kunagi Oota, mis ringi? Oota, stopp, ma räägin asjast. Nii. See oli äkki kuskil Pikris või kus kohas tehti niisugune pakkumine, kui meil on Eesti teedega on nagu suured probleemid, et kõikidele lubade omanikele eraldatakse Hummer ja siis ei ole teid ju vaja. Et kogu see nii-öelda tee ehituseks ja tee... Pikker ilmus, siis kuulgi, et Hummer suused autod üldse olemas on. 90-ndatel. See ilmus ka Pikker veel või? Jaa. Nii, ja aga miks mitte? Tegelikult, kui paneme kõik need miljonid kokku, mis tee ehitamiseks, tee parandamiseks läheb ja selle asemel osta igale lubade omanikule Hummer, odavam ju. No Peep, aita nüüd vanem kolleeg hädast välja, tee lihtsale inimesele selgeks 4x4 off-roadi olemus. Ei, ma tahan teada, kas Jaan nüüd nagu ei saanudki nagu aru, mis 4x4 siis tähendab. No ei saanud. Seleta, nüüd on sinu kord olla testitav. No, mis siin seletada? No, neli ratast, kõik peavad, mis siin ikka saab olla. Aga miks siis 4x4? On seal veel mingid seletus? Oota, 4x4 on ju 16. Jah. Mis see 16 siia puutub? No võt, kuldar. Ma ei tea, ma tõmbaks käsikad korraks ja võib-olla valgustaks teid siis pimedas keskajas olevaid härrasmehi. Pikri aastus elavaid. Pikri aastus olevad ja lausa keskajas olevad inimesi, et 4x4 off-road Eestis viljeletakse tegelikult kahte distsipliini. Üks on siis ringitüübis sõidetav võistlus, kus siis on tähtis rasked olusid läbida nii mitu ringi, kes siis kõige rohkem läbib on võitja. Ja teine on siis nagu ralli tüüpi võistlus, kus on siis GPS-punktid, mida ma läbida ja siis tee ei lähe nagu mööda teid, nagu siis Jaan ütles, vaid pigem nagu mööda maastikku. Ei, no need videosid me oleme ilmselt ju kõik aeg-ajalt vaadanud, need on päris ägedad tegelikult, kui nad seal kuskil muda sees ukerdavad. Oota, kas mäkkesõiduvõistlus on ka neil olemas? No seal on nagu osa sellest nagu katsest võib minna läbi mäkkesõidu, aga autode mäkketõusu seal nagu otseselt ei ole nagu alana. Tegelikult võiks võtta see motikate mäkketõus, muuses päris äge. Mul juhtus see üks saatuslik vahejuhtum ka, et ma olin see oli Eesti autospordi ajaloos väga märgiline juhtum. Ei, ma saan aru, aga nagu sa mäletad, pöördus Ott Tänaku õnn ka sellest kivist, mis tabas su pead. No seal oli tõesti vahva võistlus, lõpuks sain kiviga pähe ka ja sõitsin kiirabiga sealt mäest alla. Aga no tegelikult autodega samamoodi võiks seal motikatel on ju tagarehvid on ju mingid poltidega rehvid tehtud, poldid sees, mingid väged autod võiks samasugused olla ja võiks ka püst seinast üles panna. Ma arvan, et ma pean võtma siin mingi missiooni ja leppima teiega kalendris mingid kokku ja viima teid võistlustele ja näitama, mis siis tegelikult Eesti autospordis toimub. Seal on kõik need olemas, et see rehvid on sellised jõhkrad ja suure mustriga, kuigi jällegi reeglite piires ei ole nagu lõpmatuseni lubatud neid rehvi kõrgust. Seal on erinevad veoskeemid, erinevad, isegi veokad sõidavad, kui sa veel mäletad, on olemas võistlusi. Et tegelikult, me siin enne vaidlesime teie üle, et mis see autosport üldse on, siis tegelikult on see, üks asi on see nagu sportlik saavutus, aga teine asi on see, mida mina vaatan ka, on see, et mis autosid tegelikult ehitatakse. See nagu autoehitus ja kogu see masinaehitus, et mis... See on käsitöö. See on puhas käsitöö, et ka see meie aasta off-road sportlane, et selle masin on nagu filigraan teostus, kus on inseneriteadus on nagu võetud kasutusele. See ei ole ainult nagu... See ei ole lihtsalt nagu ainult sport, vaid see on ka nagu inseneriteadus, autoehitus, kõik see kokku, mis on ka väga tähtis. Aga aasta parim 4x4 off-road sportlane 2020 on Hardo Mere. Palju õnne ja anname sõna Hardole. Eelkõige tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes arvasid, et just mina olen parim off-road sportlase auhinda väärt. Teiseks oleks tänada kõikide auto- ja motospordivõistluse korraldajaid, olenevalt distsipliinist, et te võtsite erinevate koroonapiirangute ja tavapärasest täiesti erineva elukorralduse taustala vaevaks siiski võistlusi korraldada.
Ilma teeta ei saaks ühtegi hooaja parima auhinda väljastada ja poleks ka millele tagasi vaadata ja mida kajastada. Alanud hooajalt või siis pigem aastalt ootaks eelkõige tagasi pöördumist tavapärase normaalsuse juurde, kus üks viirus ei valitseks maailma, et pidevalt ei tühistataks erinevaid võistlusi, kus piiri ületamine reisimiseks või välisvõistluse käimiseks ei oleks nagu võimatu missioon. Seniks aga püsige kõik terved ja veel kord suured tänu minu poolt. Aitäh! Palju õnne veel kord Hardole, Peep tahab hirmsasti midagi küsida, aga ma juba eetriväliselt tegin talle selgeks, et tema limiit on täis, nii nagu Delfi ja Eesti Päevalehe hommikustel toimetuste koosolekutel on ta 3. minutiks juba nii-öelda täis rääkinud oma ettenähtud aja, siis tegelikult on Kuldari hetk praegu rääkida paari sõnaga, miks just Hardo selle auhinna sai. Hardo oli oma võistlusklassi karikavõitja ja tegelikult ka siis 5-kordne karikavõitja nüüd juba kokku aastaga 2020 ja siis ka käis välisvõistlustel ja saavutas seal kõrge teise koha. Et ma loodan, et meie offroadist kasvab välja ka mingil hetkel võistlejad, kes liiguvad päris Dakarile, et see on mingi teine eesmärk, mida me tahame täita. No see on juba teine maailma see Dakar, eks see on päris ralli moodi. Aga ma tahtsin seda küsida, et kas siis Hardo on üksi seal autos või tal mingit seda soodimeest või kaardilugejat pole, et ma olen näinud küll videos, täpselt videotes seal mõnikord mehed ripuvad, teised mehed seal külje peale, et auto nagu ümber ei läheks, et seal kuskil kalde peal või siis üks seal näitab paremale, nüüd rool paremale, vasakule, tead, et seda nagu ei ole või? See nüüd, ütleme nüüd, Hardo on valitud selgelt offroadi komitee poolt, et miks ei valitud Vintsimeest, sellele peaks... Vintsimees, vaat nii. Vintsimees on selle... Tema on see, kes said välja tõmmata, et Vints ümber puu ja läheb. Jah, et arvestust peatakse tegelikult eraldi nii sõitja kui ka kaassõitja. Järjekordne kivi autospordiliidu ei, miks? See on nagu ju... Ei, mis mõttes? Ott Tänak ja Martin Järve on ka eriarvestuses. Ei, no mis siis, ne? Aga kui me siin vaatame pärast rallisõitu, siin ei ole üks nimi. Et siin on tõesti, ma näen nagu Vintsimeeste, mis on kindlasti väga toredad. Diskrimineerimist. Ma näen siin selget diskrimineerimist ja ma kutsun kõiki neid Vintsimehi üles nagu, ütleme, protestiaktsioonile, et miks neil ei ole seda au välja pandud. Vähem vintsima, jah. Las see sõita ise saab see hakkab, ronib ise välja selle autoga saab muda sees, siis kui ta üksinda võidab. No aga vaatame, äkki Vintsimeeste diskrimineerimine on just nimelt Rohke Debelaki järgmise uudislõigu peaosas. Taas uudiseid autospordirindelt stuudios Rohke Debelak. Autosport tervikuna on dünaamilises muutumises ja seda eeskätt tehnilises plaanis. Lähiajal varustatakse veoautod reaktiivmootorite ja süsinikjõustu aeropaketiga, mis pakub nii sõitjatele, toetajatele kui pealtvaatajatele täiesti uuel tasemel elamusi. Samuti toob alanud aasta spordisõprade rõõmuks lähiajal ka uue ala, millele kaasa elada ja selleks on autobussi kross. Eestis on piisavalt kirglikke bussijuhte, kellede sõnul aitab uus spordiala lihvida bussijuhtide erialaseid oskusi, sealhulgas kindlal marsruudil püsimisi oskusi, ootamatuid reavahetusi, äkkpidurdusi, välkkiiret paigaltvõttu. Alahindama ei peaks ka võimalust kontaktspordile kohaselt ennast korralikult välja elada ja kaasvõistlejatele koht kätte näidata. Asjad, mille järel igapäevaselt janunetakse, kuid millest tihti tööülesannet iseloomu ja kehtivate reeglite tõttu maksimumi võtta ei õnnestu. Otsustamisel on autobussikrossi võistlusmasinas kaasa sõitvate reisijate maksimaalne arv ja see, kas neid saab lugeda meeskonna osaks või pealtvaatajateks. Ja veel teateid. Eile toimunud Keava talvisel rallikrossi etapil oli stardis rekordarv osavõtjaid. Korraldajate pettumuseks ei tulnud ka seekord starti legendaarne Juigar Põhako, kes ajakirjanike küsimustele vastates tõi mitte osalemise peamiste põhjustena välja, et esiteks ei ole millega sõita ja teiseks ka üldse suhteliselt leige huvi autospordi vastu. See on Juigar Põhakul juba teadolevalt 670 ära jäänud start. Aitäh hetkel, peatse kohtumiseni. Aitäh Rohkele ja ma pean ütlema üsna värskete tunnete pealt tegelikult nädalavahetusest, et see autobussi kross, see oleks ju igati omal kohal siin auhindade reas ka, et alles see oli vist, ma ei mäleta, pühapäev või laupäeval, ei, ma puutusin kokku ühe autobussiga, mis ilmselgelt osales sellel distsipliinil, kui moodsat sõna kasutada. Sa ei teadnud, et pärast võistlus käis. Lasnamäe tänavate vahel, ma ei teadnud, et võistlus käis lihtsalt. Sattusid rajale kogemata. Nii. Parim driftisportlane 2020 on järgmine kategooria. See on, ma pakun kategooria, mis ei jäta leigeks küll mitte kedagi. Ei, no ta muidugi jäta leigeks, sellepärast, et see on üks autospordialadest,
mis kõige arusaamatum ala. No, see on põhimõtteliselt rehvi kärsatamine lihtsalt, et see on nagu mingid, ütleme, sihukest asja ei ole, mida sa nüüd vaatad, et nüüd seal ilge võitlus käib ja kes nüüd on kiirem ja seal käib ikka rohkem, nagu ma saan aru, mingisuguse trajektoori peale ja mingi ilu peale ja selle peale, kus rohkem tossu tuleb nagu see. Ja aga rehvi firmadele see muide meeldib. Ja mida rohkem rehvi kulutajad, siis rohkem ostetakse, eks ole. Oleks rohkem driftijaid, seda rohkem kulub rehvi ja seda rohkem saab neil müüa. Aga... Kuldar, see on kindlasti meie tänase saate üks kohti, kus sa saad nüüd harida. Ma usun mitte ainult neid härrasmehi siin, kes näitlevad, et nad on autospordi eksperdid, aga meie vaatajaid ka. Nagu me isekeskis ütleme, siis drift on nagu autodega iluuisutamine. Et autodega iluuisutamine tõesti selles mõttes traditsioonilisi nii-öelda kiiremat ei ole, on ju. Aga alal, kui elemendid, mida jälgitakse ja mida peab nagu täitma, on reaalselt olemas. Et miks vaadatakse, miks on need nagu koonused seal ja kui palju need autod külges liiguvad, see tegelikult on kõik nagu stiilipunktid. Mida rohkem on auto külge ees, see on auto valitsemise oskusest ju kinni kõik, et mida paremini sa seda oskad sa teha. Mida täpsemini tabad sa koonust ja mida paremini sa oskad ka sellel ajal nagu siis nii-öelda gaasi anda või siis nagu rehvi kulutada, on ju. Et see kõik on nagu osa sellest võistlust, see on 3 peamist kriteeriumi, mida pead sa täitma. Et roolinurk peab olema hea, gaasi kasutus peab olema hea ja tabamine koonustele peab olema väga hea. See on täiesti mingi oma seltskond, et see ei ole tavaspordihuviline, ei vaata seal, vaid see väga spetsiifiline seltskond, kes käib seda võistlust vaatamas. Jälle, et driftil on oma vaatajaskond ja nad tegelikult on väga atraktiivne, võib-olla mitte sinu jaoks, sest et sa oled vanakooli mees, nagu sa ise ütled, või nii pika ajalooga, et seal lihtsalt sellel ajal ei olnud veel rehvi vilistamist. Tänapäeva noorte seas on see väga populaarne ja jällegi tulen tagasi selle autoehituse juurde, et need nagu tippautod on seal ikkagi meie Eesti enda ettevõtte Wiseläv on üks põhitegijad, kes teeb maailma parimatele driftisõitjatele vedrustust. No erinevalt Peep sinust ma võin öelda, et mind ei jäta see ala külmaks, tuues nüüd paralleele tavaelust. Ma tahaks utsitada kõiki neid, kes suvel Peetris Vana-Tartu maanteel tegelevad selle alaga, küll mitte võistluste raames. Ja alles oli siin Aktuaalses Kaameras ka üks õhtu Tartus seal Ermi parkimisplatsil lumes, seal möllasid mingid mehed. Kõik võtke ühendust, Kuldar Sikk, Eesti Autospordiliit, saate info, kus on võistlused, millal ja palun väga, teil on tribüüne olemas ja äkki järgmisel aastal kuulutame just nimelt teid aasta driftisportlaseks 2021. Nüüd mul on ju mingisugune ebaõnnestunud esisillaveoline auto, eks ole. Vanasti mul olid tagaveolised autod, nendega oli küll, nagu lumi maha tuli, siis ikka iga kurve proovisid nagu lasta külge ette. Kui sa siin juba oma Hyundai Sonatast rääkisid, siis ma ei ole autospetsialist, aga see ei olnud tagaveoline. Mul on ka paremaid autosid. Ka sinu Peugeot ei olnud tagaveoline. Mul oli Opel Omega. Ka Octavia ei olnud tagaveoline. Sul ei ole ammu tagaveolist autot. Oli, Mersu buss oli mul tagaveoline. Ja ka sellega sai muuseas väga hästi lumes külge ette võtta. Aga parim driftisportlane 2020. Sa oled sõitnud selle bussiga? Nii. No privileeg, puhas. Oliver Randalu, palju õnne. Anname sõna Oliverile ja vaatame, kas kohustuslikud tänamised on olemas. Tere kõigile. Esmalt on mul rõõm võtta vastu 2020 aasta driftisportlase tunnustus. Selle tunnustuse taga on ka kindlasti kogu mu meeskond, pere, sõbrad ja ka toetajad. Möödunud aasta oli kindlasti kõigile nii-öelda eriline. Aga mis tegi selle eriliseks meie jaoks oli see, et me suutsime saavutada meistritiitli Eesti drifti meistrivõistluste pro-klassis. Kindlasti meie meeldejäävaim hetk oli saada kutse osaleda Euroopa meistrivõistluste ühel etapil, mis on ühtlasi ka üks maailma suurimaid driftiürituste sarju. Saime väga hea ja uue kogemuse, sest maailma tippudega varasemalt sõidukogemus puudus. Täna näeme kõvasti vaeva ja valmistume ette 2021. hooajaks. Kuna muudatused ja plaanid on suured, siis lähme algaval hooajal püüdma Põhja-Euroopa, Baltikumi ja ka Eesti meistrivõistluste tiitlit. Nii et soovime kõigile edu ja jaksu ja näeme juba peagi. Kuldar, miks Oliver? Oma kogukonnas tubli tegija ja viimasel võistlusel meeletu pingutusega ikkagi võit, mis sest, et oma võistlusauto lagunes ära ja pidi võtma teise auto. Et ma saan aru, et oma kogukonna kõige kõvem tegija, sellepärast ka selline auhind. Et see, kui võitlusvaim ei andnud alla ja ikkagi hea driftija. Tabab koonust hästi ja õige nurga all.
no ja suurimad boonuspunktid selle eest, et ta käib seal Koonuste juures tegemas, mitte Peetris Vana-Tartu maantee. Huvitav, mitu reffi ta on oma karjääri jooksus läbi kärsatanud? Kui ma nüüd jään nagu võib-olla tõesti detailides võlgu, aga äkki ei ole sul isegi vaja ühel võistluse jooksul reffe vahetada, sa saad isegi mitu võistlust panna ühe komplektiga. Ma just mõtlesin, et seal iga sõidu järel äkki käib mingi vahetus. Ei ole, kindlasti mitte. Nii, aga meie läheme järgmise kategooria juurde ja see on mingis mõttes ikkagi sarnasest valdkonnast. Aasta kiirendussportlane 2020. Jaa, et jällegi, et võtame siis mehed kaasa, üks päev viime bussiga need kiirendusvõistlust vaatama. Üks paremini korraldatud võistluste sari Eestis tegelikult on kiirendusvõistlused. Kogu see formaat, kuidas see kõik toimub ja kuidas see alakomitee koos EDRA-ga Eesti kiirendusassotsiatsiooniga seda läbi viib, on ma olen paljudel võistlustel käinud ja mulle alati avaldab see muljet, kui ma sinna lähen. Mis seal aetakse taga ja kuidas seda kõike see spordiala viljeletakse, see on nagu eraldi teema, et tuhandikud on seal tähtsad, seal ei ole enam sekunditega midagi mängida, sekunditega mõõdetakse, siis oled nagu aastaga kaotanud. Et stardi kiirendus, reaktsioon, need kõik on väga tähtsad. Ja jällegi siis autoarendus, mis on nagu tõesti tipptasemel. No vaatame, sest see on nagu 100 meetri jooks põhimõtteliselt, seal on ikka rind rinnas ja kes finissioonel nagu teeme rinna ette viskab. Tead, ei ole isegi 100 meetri jooks, ütleme niimoodi, et võib-olla tõesti nende aeglasemate autoga on 100 meetri jooks, aga kui sa vaatad nagu see maailma paremikku, Ameerika neid sarju, mul meeldib see, kui need traktorid tõmbavad, kiirendavad. Pulling, aga see ei ole see, aga kui vaadata tõesti need nii-öelda nitroautod ja mis seal on, et palju seal on? 3 sekundit ja juba on finišis umbes vist. No oleneb, mis võistlusdistsipliinis on, et kas nad on 400 meetrit või siis täismiili kiirendus või tippkiirus. Ütleme tippkiiruse kiirenduse võistlus. Aga ütleme nii, et kui sa kuuled neid kommentaare võistlejatele, et kuidas ta nagu siis selle õige masinaga on stardis ja kuidas ta teab, et tee läheb sinna, aga tegelikult auto liigub kiiremini kui mõte, et see on nagu päris kõva. No nitronupp on tavainimese jaoks mõistetava kõige rohkem selle mängufilmi Kiired ja vihased järgi, kus nagu sõidavad kogu aeg, seal on ka mingid tüdrukud annavad stardi ja siis kuskilt peavad tagasi tulema, siis nagu sõidavad kogu aeg, aga siis lõpuks ikka kellelgi on mingi nupp ja siis nagu niimoodi lähed, eks ole, see on nagu... Ei, aga Tulnuka filmis oli ka ju, vaata, lubas oma tüdrukule Mailisele sünnipäeva kingiks teha, et paneb autol nitro peale ja läheb kiirendama. No see on sobiv koht, et lõpuks ometi lõpetada see ootus ja kuulutada välja, et aasta 2020 parim kiirendussportlane Lauri Kuriks. Hurraa! Et Lauri kiituseks, et siis juba 20 aastat kiirendusspordiga tegelenud ja jällegi, kui lähete võistlustele, siis tema tiim ja kogu see professionaalsus, kuidas see toimeb, on muljetavaldav. Ja ma arvan, et Lauri kindlasti väärib seda auhinda. Ma küsin nüüd siia vahele, ma ei ole käinud seal Eesti kiirendusvõistlustel. Kas seal on ka niimoodi, et need napis rõivas tütarlapsed annavad siis sealt vahetumad starti sealt nende rätikutega? Ei, seal on need kohtunikud, keda sa ei salli vaata, kes annavad stardi ja kõik on nagu suht viisakas, aga napist tüdrukud on seal ka olemas tegelikult. Aga siis peaks ikka minema vaatama sinna. Nii, aga Lauri tänuvideo on jäänud kuhugi internetiavarustesse kinni, nii et me saame ise tema... Me teame, miks see kinni on jäänud tegelikult. See on mitte seal jäänud kinni, vaid kuna seal puudus see... Ja kusjuures mul on olemas see tekstina ka ikkagi. Ja siin tõepoolest see, millele sa viitad, vastabki tõele. Ehk siis Lauri kirjutab, 2020 hooaeg oli väga edukas, seda enam, et meie tiim sai 20-aastaseks. Soovin tänada fantastilist tiimi ja toetajaid Premium Trans, raskeveosed.ee, Nippon Auto, Aku Keskus, Ruudus AS, Petro Kanada ning kõiki, kes raja ääres kaasa elanud. Kohtume rajal 2021. hooajal ja tõesti Autospordiliitu siin ei ole mainitud. No ja siis tuligi Jaanis Kaal, vaatas, mis asja, siuke mees ei lase, ei näita teda, annab talle auhinna ära, okei, las saab, aga ei näita teda. Jaa, aga Lauri oli osav ja vähemalt suutis selle teksti meieni toimub. No jah, et me nagu ütleme, nüüd lugesime selle ette, eks ole, ja seegi. Nii, aga nüüd on aeg... sinu poolt. Aga nüüd on aeg anda sõna jälle Rohke Debelakile. Uudiseid autospordimaailmast, stuudios Rohke Debelak.
Ralli analüütikute meistrivõistluste esimene etapp Koongal oli korraldajate sõnul edukas. Eesti Autospordiliit andis võimaluse kõigile autosporti anonüümselt kommenteerinud isikutele osaleda mõõduvõtul WRC autoga. Kohale tulnud 2000 entusiastist pooltel ei olnud juhtimisõigust, alles jäänud 1000 pooled olid ebakaines olekus, siiski jäi sõelale 500 osavõtjat, kelledest 497 leidis vahetult enne starti, et on vasakukäelised ja ei saa kahjuks osaleda ja viimased 3 julgelt leidsid ühiselt, et pakutud auto seadistus ja rehvid ei vasta nende ootustele. Esikolmikul anti auhinnaks käega tehtud kärbsepesa ja kutse osaleda MM-sarja avaetapil, mis toimub juba vähem kui nädala pärast suuga tehtud suures linnas. Iga päevaga on üha suuremaks probleemiks erinevates eluvaldkondades raha, mille taha jäävad kinni paljud head mõtted ja teod. On suur hulk autosportlasi, kellel on vaid raha taha jäänud oluline samm oma karjääris, olgu selleks siis uue võistlussõiduki ost, välisvõistlustele minek või koguni maailma tippu murdmine. Samuti on jäänud korraldamata väga suuri võistlusi, kus asi ikka ja jälle just raha taga kinni. Raha on maailmas juba nii palju, et selle taha jääb lõpuks kinni kõik ja teiste hulgas ka autosport. Probleemset olukorda analüüsides ja tervikpilti vaadates jõudis Eesti Autospordiliit järeldusele, et lisaks neile, kel areng seni suure raha taga kinni olnud, on küllalt palju ka neid, kel valitsevast küllusest hoolimata mingil seletamatul põhjusel ikka raha kunagi ja üldse ei ole. Seda enam ei tohiks raha olla takistuseks ja nii on Eesti Autospordiliit otsustanud ulatada abikäe kõigile sarnase murega kimpus olijaile. Edaspidi saab arengu takistuseks oleva raha kanda Eesti Autospordiliidu arvele ööpäevaringselt ja kokkuleppel tuua ka sularaha Eesti Autospordiliidu kontorisse. Suuremate summade korral on liit valmis ise rahale järele tulema, kusjuures eelnev kokkulepe ei ole vajalik. Eesti Autospordiliit on valmis aitama mis tahes mureks oleva summa puhul ja kohtleb kõiki kogukonna liikmeid võrdselt sõltumata probleemi suurusest. Ka tänasest sündmusest soovis osa võtta suur hulk rahakaid inimesi, kes aga on üksteise järel teada andnud, et on raha taga kinni ja ei pääse seetõttu liikuma. Aitäh vaatamast! Siin ei jää muud öelda kui aplaus, ma arvan, Kuldar Sikule, kaamera taha Jaanis Kaalule ja kõikidele teistele, kes ikkagi ohvrimeelselt võtavad selle löögi enda peale. Ei, minu eest tahtsid raha saada kilekottide kohalt. Ei, nagu päästavad ära ju kõik, kes on raha taga kinni. Aga siin jälle, ma näen nagu siin, et peab kapole või kuskile teada andma, et siin nagu kilekotiga raha toomine, see on ju ka Eesti poliitikas muidu väga levinud, ütleme, moodus. Parteide rahastamisel, nüüd nad tahavad nagu sama teed minna. Oot. Vaata, vahe on selles, et raha võib kilekotiga viia, ainult et partei ei tohi vastu võtta seda. Aga Autospordiliit võib, eks? Absoluutselt. No jah, okei. Nii et teil on probleemid lahendatud. Ja me lahendasime maailmas väga suure probleemi. Ei, see on küll suur asi, jah. Nüüd aga seisab meie auhindade jagamisel ees üks päris suur probleem. Ma tunnetan juba ette, et Peep, kes on saanud siin niigi juba päris palju sõna ja kelle limiit on ammu täis, kuidagi moodi tuleb meil navigeerida läbi nüüd järgmisest auhinna kategooriast, mis ilmselgelt kõnetab teda tegelikult kõige rohkem, ehk siis parim veoautosportlane 2020. Ma ütlen kõigepealt ära, aasta tagasi ma käisin seal, oli selles Nokia kontserdimaja või mis ta parajasti on meil praegu, oli see suur gala, seal ma andsin kätte siis sellele auhinna parimale veoautosportlasele. Nokiata küll. No oli kunagi, mis ta praegu on siis? Alexala. Räägi edasi. Nii. Ja kõik see aru, Solarise keskuse all seal see üks väike saal. Nii. Et andsin see auhinna kätte, no siis oligi, et kuna mu see etteaste nii särav, siis selle pärast ma saan aru, see saade tuligi nagu siia. Mitte kõik see jutt sellest, et me ei saanud muud moodi teha, oli lihtsalt nagu häma. Et see on nagu põhjasi. Nii, aga lähme nüüd veoautomeeste juurde. Seal on üks võlg muidugi üleval. Et sellele meele, kelle ma eelmine aasta andsin selle auhinna, ta lubas mul mind kutsuda sõitma veoautoga, et tule proovi ka, et on äge, et teeme mingi lood ja jutud. Ma ei tea, siis saadki aasta möödas, pole keegi kutsunud, et kui sa vaatad seda saadet, et siis tuletab meelde, et ma pidin tulema veokaga sõitma. Ja veokaga muuseas sõitmine on nagu autoga sõidu õppimise nagu alus. Mina õppisingi isa Kass 53-ga üldse autoga sõitma, et kui ma läksin auto ja lube tegema, siis ma näiteks pood sõiduautoroolis mitte kunagi elus istunud 18-aastaselt. Et siis ma seal eksamil esimest korda sõitsin sõiduautoga. No kiire otsing näitab, et Andre Mõttus oli selle mehe nimi. Täpselt. Aga mul on Kuldarile küsimus.
kui saavad otsa Kass 51 ja Kass 53, millega ei, hakatakse need ei saa kunagi otsa, nad minu arust teevad ise neid juppe sinna. ei, küsimus on õigustatud ja ega tegelikult ongi keeruline, et piirid on ka kinni, Venemaalt ka juurde asju tuua ei saa, et meestel on mure majas. Eks on erinevaid mõtteid, tahetakse sinna panna läänetehnika mootorit vahele. Vaatame, kuhu poole asjad liiguvad, et mis mõtted täpselt tulevad. Jaa, aga need autod, muide, pane tähele, on pärit dinosauruste ajastult. Vaat siis, kui enne teie aega. No umbes nii, aga see ongi, kõik vana on hea. Igatahes loodame, et parim veoautosportlane aastal 2020 annab Peebule äkki selle võimaluse ikkagi ja õnnestub sul sinna kasti ka lõpuks pääseda. Kast enam ei ole muuseas nende autodel. Mina mäletame seda, kui nad sõitsid nii, et need borded logisesid kõik seda taga, eks ole. Iga sõna on vaja valida. Väike kasti imitatsioon. Iga sõna on vaja valida, et vale sõna ütled, haarab kinni kohe. Ehk siis parim veoautosportlane 2020. Toomas Repp. Hurraa! Et oma klassi võitja ja siis ka kas kõik või mitte midagi võistleja, et kindlasti jälle vaatate mehe vanust ja tulemust, siis ma arvan, et soliidne mees, soliidses kohas, kõik õige. Aga mis tähendab kõik või mitte midagi, et kui näeb, et ei võida, siis rammib kõiki koos endaga kraavi või kuidas seda mõista? Nagu? Ennast salgavalt sõitev. No see teeb sama. Võitluslik ühesõnaga. Kui ikka näeb väikest pilu, kust läbi pugeda, siis läheb pugema. Nagu vanasti, et tuhhi on. Nii, vaatame, mida Toomasel endal selle kohta öelda. Olen Toomas Sepp. Aasta 2020 Eesti meister veoautokrossis klass 53 ja aasta parim veoautosportlane. Aasta 2020 oli minu jaoks väga edukas aasta. Saavutasin esikoha kõigil toimunud etappidel ja oma esimese meistritiitli. Järgmisel hooajal täidan oma lubadust fännide ees ja olen rajal. Tänan mehaanikuid, sponsoreid, sõpru ja fänne. Ta oli nii vana mees, et ta ei pidanud autospordiliitu tänama, eks ole. Kõik oli kontrolli all, jah. Väga rahulikult, kus juures. Üldse ei olnud mingit pabinat ega midagi. Aga kas seda lootust ei ole, et Kass 51 on põhiliselt, eks ole, 53 ka, et mingid sillid või massid või mingid siuksed ka veel välja tuleks. Vanasti sillidega sõideti. Jah, eks Venemaalt ikka tilgub mingit neid videosid ka, kus Oasikutega sõidavad. Äkki lahendaks kõik, nagu asjatundmatu, aga ma arvan, et igati tabav tähelepanek, äkki lahendaks kõik probleemid ära ja võtaks mingid kaasaegsed veokid ja ongi korras. Need lagunevad ära, need ei pea vastu. Sükst on valu vastu, me käivad ringraja peal kuskil sõitmes. Kassidega on ikka see nostalgia kõigil sees, et vähemalt kes natukenegi ajalugu mäletab, siis see on ikkagi tõeline ajalooline. Olge maas, et Kass 51 on väga ilus auto tegelikult. Ilu on vaataja silmades. Ei, on. Ei, kindlasti on. Ma olen ka pool. Meie aga liigume siit järgmise kategooria juurde. Ja kahjuks on ka sellest sul palju rääkida. Parim rallikrossi sportlane 2020 on järgmine tiitel, mis vajab välja andmist. Ma ennem kõigepealt ma räägin, see rallikrossi, see on üks põnev spordiala. See on põhimõtteliselt autospordis, mul isegi noorena meeldis rohkem kui rallis. Rallit oli nagu raske vaadata. Mul ei olnud nagu võimalik eriti sõita kuskil mööda kiiruskatsid, aga Vasalemas jälle, eks ole, oli rallikrossi rada, suurepärane rada. Nii, on siiamaani. No sa ütlesid oli. Ja no see aasta ei saanud seda võistelda, sest vesi oli kogu aeg peal. Ehk siis oli. Aga ja Harjukeki rallikrossid olid ikkagi ju kõige tähtsamad autospordivõistlused Eestis üldse, et seal ju tulid inimesed kokku, seal olid ju kümneid tuhandeid oli seal raja ääres, eks ole, ja kõik need päris rallisõitjad, mis oli tol ajal äge, päris rallimehed, Õumpo, Vello, seal Eiki Ohu, kõik need vennad, Vallo Soots ja kõik need panid ju rallikrossi ka, tead, Eedo Raided ja see oli super üritus, oli Harjukeki rallikrossi ja ükskord oli Vasalemmas ka Nõukogude Liidu tsempionaat ja siis oli kari Volgasid, ma ei tea, taksopargid olid tühjaks varastatud vist Volgadest, Volgadega sõitsid ja siis oli mingisugune tavalised Žiguliid ja siis olid spetsiaalautod, et üldiselt see oli rallikross on sellega mees mehe vastu ja seal ikka võid natuke müksida ja möllata ja vaat see oleks ala, mis mulle tegelikult nagu sobiks, et seal ikka natuke rammi ka ja niimoodi. Ja mikski pärast see jutt kõlab kõik nagu oleks vormis, et miks me ei saa siis rääkida, mis siin kinni on hoidnud. Vasalemmas on rada isegi olemas olnud kunagi, nagu ma aru saan, mitte vee all. No jah, ei teagi jah, mis kinni. No ei teagi jah. No ma ei ole läinud, nagu ütleme, võib-olla teistel nagu paha tuju tegema. Nagu need netikommentaatorid seal Rohke Debelaki uudistes enam vähem.
et no võtan kõigi eest nagu võrdsus ära. Aga sul hakkab juba tunduma ka, kui sa nüüd seda rohke klippi nägid nendest kommentaatoritest, et kuidagi väga mingi sarnasus hakkab tekkima vaikselt. Sa tead ju, et mina oleksin nõus keerama kõik kommentaarid internetis kinni. Asi praegu ei ole selles kommenteerimises, vaid lihtsalt selles, et nagu jutt on neil ka netikommentaatoritel kõva, aga kui läheb ralliks, siis on valel pool rool, vale käsi ja nii edasi. Ma olen nõus, et paneme kolmekesi, jätame Kulderi välja, eks ole, paneme kolmekesi seal, teeme aja peale siis mingi ring. No nüüd sa madaldad ennast mingi tasemele, kus me räägime siin aasta auhindadest. Noh, sealt kõik tasa püsid. Nii, aasta rallikrossi sportlane 2020. Andre Kiil ja Andre, ütleme, kiituseks saab öelda seda, et tegelikult on tulnud läbi erinevate distsipliinide, jõudnud siis rallikrossi, no siis Peebu nagu lemmikala juurde, aga teisest küljest on öelda, et ta on kõrvalt proovinud ka kogu aeg nagu rallisporti, on ringrasporti teinud ja sellel aastal väga tihedas konkurentsis võit crosskardi klassis on väga suur saavutus. Vaat siin ongi üks väike detail, et ma nagu crosskarti ei pea tead rallikrossiks. Et seal on nagu rallikross peab ikka automobiiliga, eks ole. Aga crosskart on niisugune väga äge asi. Mul on õnnestunud muuseas crosskardiga ka sõita. Sa kirjutad Kulder üles endale need väljendid kõik ikka või? Mahtusin. See oli Eero Nõgese masin, kuhu ma sain ja sai väga uhke oli sellega sõita. Ma isegi kahjuks sõiti nagu sellest, et ma paar ringi tegin sellega. Et ma ei jaganud veel ära, kuidas seal õudsed pöörded peavad olema peal ja väga kihvt masin. Aga ma seda rallikrossiks nimetasin, on lihtsalt põnev vaadata. Hästi kiired, väga vaatemänguline. Aga rallikross on minu arust ikka midagi muud. Rallikross peab olema autoga. Muide, Sebastien Ogier oli ju selle crosskaardiga, saigi ju tegelikult pandud aluse tema nii-öelda rallisõitja karjäärile, sealt ta õppiski nagu seda autot ohjama, et ütle nüüd, crosskaardi auto kaudu rallisse minna, on see õige tee? Ja ega tegelikult me omas mõttes võtame crosskaardi, liigutame sinna kaartide juurde, et kaardid sõidavad nagu kõval pinnasel ja siis crosskaardid sõidavad lahtisel pinnasel, et see sõiduoskus sealt jää ja kruusa pealt ja libeda pinnase pealt kanda üle nagu järgmistele distsipliinidele on väga hea. See on tegelikult väga paljud ka meie praegu tegevad sportlased kõrvalt sõidavad crosskaardi, et hoida ennast teravana. Aga nüüd on õige hetk Andrele sõna anda. Tere, mina olen Andre Kiil. Võistlesin eelmine aasta Eesti meistrivõistlustel ja Balti meistrivõistlustel ja tulin nendes mõlemas meistriks. Kõigepealt sooviksin tänada oma toetajaid, oma fänne ja kindlasti ka kiirreisingu meeskonda, ilma kelleta oleks olnud eelmise aasta head tulemused täiesti võimatud. 2021 tõotab tulla väga põnev ja pingeline hooaeg. Uuel hooajal on väga palju uusi sõitjaid ja lisandub ka väga palju uusi etappe meie jaoks. Isiklikult osalen Euroopa meistrivõistlustel crosskardiga ja sõidan Semogi tehase tiimi ridades. Ma valisin selle spordiala sellepärast, et minu arvates on crosskart parim vahend oma sõiduoskusi ja reaktsiooni arendada. Tegemist on ühe väga kiire võidusõidumasinaga, mis nõuab head reaktsiooni ja täpset sõitu. Tänaksin veel kord kõiki kaaselajaid ja näeme uuel hooajal. Ma alguses kuulsin, et Voshoodi tehase meeskonnad, et Voshood on teadupärast 175 kuupsentimeetrine mootorratas, eks ole, omal ajal. Väga hea mootorratas. Kes mäletavad, väga head on muidugi olnud, aga Smoog oli see õige masina küll. Aga see kõlas alguses niimoodi, ma jäin nagu selle peale lihtsalt nagu mõtlema. Olgu peale, me oleme jõudnud järgmise kategooriani parim korraldaja 2020. Jah. Jällegi, suur vaikus kõik, ma võtan siis sõna enda peale, et jällegi siis nii-öelda auhind, mida varasemalt EAL pole välja andnud. Sellel aastal ma arvan, et ei ole ühtegi paremat kandidaati. Ma saan, et Peebul on omad kommentaarid ja Peebul ongi alati omad kommentaarid, ma ei lase ennast sellest segada. Järgnevatel aastatel me ütleksime niimoodi, et ei juhtuks midagi ka EAL-i vaatevinklis, kui selle auhinna saab näiteks kõige parem mingi rahvaspordiürituse või väikse kogukonna üritus, mis tegelikult peaks andma motivatsiooni kõigile pingutama. Ja minu jaoks on see auhind nagu ka kõigi Eesti teistele korraldajatele kokku, sest et Rally Estonia korraldusmeeskonna oli kaasatud ka hästi palju teisi väikseid korraldajaid. Enne kui Peep saab siin oma
protesti esitada Ei, või mul mis protesti, iganes ma- protesti mulle või kommentaari ta tahab öelda, me kuulutame selle auhinna välja ja anname auhinna saajale sõna ja kommentaarid tulevad seejärel. No siin ei ole mingit küsimust. Urmo Aava ja Rally Estonia korraldusmeeskond, palju õnne nii selle tiitli eest kui ka kõige eest, mis 2020 kaasa tõi teile. Hurraa! Suur tänu selle suure tunnustuse eest. 10 aasta jooksul me oleme üheskoos käinud läbi päris pika tee. Me oleme alati uskunud, meil on olnud väga tugev visioon, me oleme kõvasti tööd teinud ja tegelikult 10 aasta jooksul me oleme teinud võimatu võimalikuks. Ma väga loodan, et see teekond julgustab paljusi unistama ja see aitab edaspidi ka nii spordis kui kultuuris Eestis suuri asju saavutada. Ma soovin, et te hoiaksite ennast ja ma soovin kõigile ilusat spordiaastat 2021 aastal. No nii, Urmo Aava. Ei, no see on selge, et Urmo Aava pidi see saama, aga mul on siin nagu kuri kahtlus, et ega siin nagu, ütleme, Autospordi Liit seda auhinda nagu me kuulsime ka siin esimest korda, eks ja puhta südamega nad seda ju välja ei andnud ega välja ei mõelnud, et see oli ilmselgelt nende lepitusaktsioon või siuke nagu siuke lepitusauhind, et jah, et me siin ütleme, üritasime siin aasta alguses õnnestada võib-olla siin mõnede arvates teie jalgealust, eks ole, oli see suur tüli, ütleme, enamus rallirahvas pöördus nagu rohkem nagu alaliidu vastu ja rohkem Urmo Aava poolt, et me nüüd siis nagu ka ikkagi näitame, tegelikult me oleme ikkagi üks tiim ja võitleme ühe asjast, me anname sulle siis selle auhinna. Et ma usun, et see oli selline Jaanis Kaalu kui tuntud strateegi ja taktiku, ütleme, selline kaval rebase käik lihtsalt. Ja mul on ka siin midagi öelda, et ma loodan, et Urmo Aava osa sellest auhinnast annab mulle kui idee püstitajale. Kus kohast see tuli? Ma kirjutasin artikli, miks see võiks olla Rally Estonia MM-sarja üks etapp, mille peale Peep ja Tarmo... Ma olen Jaan valmis sulle suvalise summa peale kihlavedu pakkuma. Et sel hetkel, kui sa kirjutasid selle artikli, Urmo Aava ammu tegeles selle asjaga. Kunagi ei tea. No, ma olen nõus kihla vedama. Ma usun, et on kindlasti valmis mõne e-maili ka aitama kuskilt välja võttega mõnest suhtlusest, et lihtsalt kihlvi ja mängu huvides. Aga praegu segasid ära, Kuldar, saanud vastata sellele, et kas mu teooria oli nagu õige või? Mis sa jaurasid seal midagi Jaanisest ja alkemaksust, aga ma sihukestele provokatiivsetele küsimustele niikuinii ei vasta, et jah, et loomulikult aasta 2020 algus ei olnud meeldiv kellegile autospordi kogukonnas ja ma arvan, et ka teile väljast vaadata tundus see ikkagi väga imelik olukorrana. Kui me jääksime sellest ainult kogu aeg jaurama ja seda vana asja meelde tuletama, siis ei juhtuks ka üldse mitte midagi. Et võib-olla oli seda väikest aadrilast, mis korraks vaja. Ma ütleksin, et me oleme siit selgelt läinud parema alaliiduna edasi ja siit tuleb veel häid asju edasi. No ma ütleks nii, et küünilise žurnalistina, et meie saime omad klikid tänu sellele kätte, ja vanade asjade meelde tuletamine, nagu sa oled täna siin kuulnud, Kuldar, see on teine leib. Ja see teine leib, jah. Ja see, et teil hästi läheb, ei tähenda, et siis ajakirjandusele hästi läheb. Tehke veel üks paar sõda neukist iga aasta ja jah, et kui ütleme, Autospordi tahab siin nagu ka meiega nagu heades suhetes olla, et no siis seegi see, et te peate midagi nagu välja mõtlema. Ja kusjuures me võiks teha kuigi ma ütlen nii, et Urmo on muidugi tore mees, et jätke see Urmo nüüd rahul, eks ole, leiame mingi muu nagu nõksu. Aga koostöö peaks mõlemapoolne olema, kui Peep vaatab, et sel nädal on klikke vähe, helistab teile ja küll te mingi skandaali ikkagi üles soendate. Et siukse alaliit on Eestis muuses veel, et ei ole nagu sellest, ei ole nagu üksinda selles maailmas, et alati on vanasti jäähokiliit, maleliit. No legendaarne on ikkagi uisuliit. Ja uisuliit, need on nagu palju. Ja vehklejad. Ja vehklejad, täpselt, et neid on nagu palju, et te olete nagu väärikas seltskonnas sellega. Aitate meid väga hästi. Nii, aga vaatame nüüd, kas midagi sellist on ka Rohke Debelakil meile vahendada uudiste rindelt. Taas uudised autospordi rindelt, Rohke Debelak. Ettevalmistused Rally Estonia korraldustöös said eile tagasilöögi, kui Eesti Autospordi Liit nõudis 100 000 pealtvaatajat, ehkki traditsiooniliselt on Rally Estonia olnud nõus ka 25 000-ga. Ma tuleks ikkagi selle 100 000 juurde tagasi, sest ikkagi
aru on saadud, et kogu see tants on selle ümber pihta hakanud. Okei, see 100 000, mida teie küsisite, kas see ei ole ikkagi üle pingutatud summa? Hetkel on emotsioonid laes. Paljud autospordiga seotud nimekad isikud on need 100 000 pealtvaatajad lubanud ise kohale tuua, sest selline hulk on iga kell võtta. Sellises mentaalses keskkonnas ei ole võimalik meil teha ühte tippüritust. See on see murekoht. Ma arvan, et täna ei ole see hetk, kus me hakkame arutlema minevikus olnud sisemisi kriise ja see ei vii meid edasi. Samas segab kaarte Terviseamet, kelle seisukoht on, et pealtvaatajaid ei pruugita üldse raja äärde lubada. Valitsus on teatanud, et garanteerib omalt poolt 2 miljonit mullides pealtvaatajad, kes on tõelised fännid ja peavad mullis vastu terve hooaja. Kui korralikult hajutada, siis näitavad arvutused, et raja äärde mahub veel teine 2 miljonit, sest lisaks pealtvaatajatele on rallispordis alati kõrvalevaatajad, kõrvaltvaatajad, ettevaatajad, altvaatajad, viltuvaatajad, silmavaatajad, alt ülesvaatajad, suu lahti vaatajad, saatevaatajad, järelevaatajad. Lisaks saab Eesti Autospordiliit ka oma 100 000 ülalt alla vaatajat. Aitäh! No müstika selles mõttes, et me ei teadnud nende klippide sisu päris täpselt enne, me ei teadnud nende järjestust ja universum sättis asjad lihtsalt niimoodi, et õige klipp tuli õigel hetkel. Me oleme professionaalid. Jaa, no midagi on öelda. See tuleb iseenesest kõik. Kõik on ajastatud õigesti. Täpselt. Aga me läheme järgmise kategooria juurde, see on parim ringraja sportlane 2020, kes juhtumisi on ka 20 aastane, nii et kõik klapib. Jaa, et Jüri Vips, et tõesti Hurraa! Aplaus. Võtaks väga kõva aplaus. Siin on teatud küsimused, aga räägi enam. Et sul kindlasti on küsimused ja ma ei lase ennast jällegi nendest segada. Et Jüri oli tegelikult ju osa suuresti vormel 1 tiimist juba. Kahjuks või õnneks ei kuuru Jüri Eesti vormelisõitjate liitu. Et on läinud loogilist radapidi ja väiksematest klassidest liikunud kõrgematesse klassidesse. Oli ju tegelikult reaalne võimalus, et kui midagi juhtub esisõitja või teise sõitjaga, et seda saab nagu isegi rajale. Tal on nüüd olemas litsents, et osaleda vormel 1 ja me siiralt loodame, et see võimalus tuleb tal nüüd 2021 lõpus. Jüri Vips on tore mees ja me kõik loodame, et meil vormel 1 on lõpuks keegi olemas, aga mul on see küsimus, et ta see nagu parimaks ringraja sportlaseks, aga mis need selle hooaja resultaadid siis olid? No poodium. Ja ei, poodiumil ta oli. Ei, no poodiumil oli, aga no hooaja kas on keegi varem olnud sellest sarjast poodium? Ei, no seda küll, aga no... On. Ei, no me räägime siin praegu ikkagi... Millal viimati? Ei, no kuule, meil oli siin kardispordis oli MM-il nagu mees nagu säras, nagu ma aru sain, eks ole. Et siin nagu ikkagi, ma saan aru, et auhind on antud sellest, et ta sai vormel 1 tiimi nagu. Peep, tal oli 2 ülitähtsat sõitu. Üks sõit oli see 300 kilomeetrit, kui ta sõitis endale välja superlitsentsi ja ta suutis selle vastu pidada, suutis... Jaa, aga see on võistlus või? Miks ei olnud? Ja see oli treening? Ei, okei. Ma tean muuseas päris palju sükses korvpallurid, kes trennis panevad kõik sisse. Aga nad ei saa ju parimaks korvpalluriks selle pärast. Seda ikka päris tavatrenniga Peep võrrelda. Kui ta oleks 3. ringil seina sõitnud, ta poleks superlitsentsi saanud. Väga lihtne. Ja teine... Ja, aga see ei olnud ikka, see oli klassikaline võistlus. See oli palju tähtsam kui... Ei, ma ei vaide vastu, oligi tähtsam, aga see ei olnud võistlus. Ja teine oli vormel 1 autoga test, kus ta oli samuti suurepärane. Ja jällegi... Ei pannud seina ja kui ta oleks kehvad ringi ajad tulnud, siis oleks Aida, ta ei oleks saanud karjäärile jätkata. Väga lihtne. Ja tegelikult oli ju hooajaplaanid olid ju erinevad ja ta pidi osalema erinevatel võistlustel, aga koroona segas ju vahele, et ta Jaapani võistlustele ei jõudnudki. Või tegelikult jõudis kohale ja siis oli eneseisolatsioon etappe vahele, siis pidi tagasi Euroopasse tulema, et kõik see segas selle plaani ära, et ta ju osales võistlustel ja mitte halvasti. Nii, aga kuulame nüüd Jüri ennast. Tere kõikidele saatevaatajatele, Jüri Vipsing ja mind valiti Eesti Autospordiliidu poolt aasta ringraja sõitjaks. Ausalt öeldes see on päris suur üllatus mulle, kuna mul oli päris kohutav hooaeg. See läks raisku põhimõtteliselt koroona pärast. Alguses oli plaan sõita Jaapanis, superformula sarja ja kui seal oleks hea hooaeg olnud, siis mul oli päris hea šanss saada F1. Aga põhimõtteliselt lihtsalt ei saanud riiki siseneda terve aasta ja hooaeg läkski raiskusesse selle pärast.
hooaja lõpupooleli natukene paremaks läksid asjad. Ma sain F1 superlitsentsi, mis põhimõtteliselt annab mulle võimaluse F1 sõita, kui siis see võimalus tekib. Nii et see oli suur pluss ja siis sain 2 korda ka testida F1 autot. Ühe korra siis Silverstone'is, 2012 aasta Red Bull, millega Sebastian Vettel võitis maailmameistri-tiitli ja siis üks ametlik test ka Abu Dhabis aasta lõpus. Kindlasti aasta lõppes palju paremini, kui ta algas. Tuleb hooaeg, ma sõidan F2. Ma olen päris hea tiimiga ka ja ma arvan, kui meil see sari õnnestub võita, siis on päris hea võimalus saada F1. Lõppu tahaks ka tänada kõiki toetajaid, kõiki sponsoreid ja loodetavasti näeme õige pea. Püsige terved ja nägemist. No, järjekordselt sai näha, et ma olen asjatundlik, sest et mul oli täiega õigus ja Jüri Vips ise oli muga sama meelt. Aus mees. Kui siin saates on loba meil omajagu olnud, siis pigem ma arvan, see on ju tunnustuse koht, et mees ise ütleb sellise aasta kohta, mis kõigest hoolimata oli tema karjääris murranguline. Tuleb ju nii öelda. Ütleb selle kohta, et see oli kehv aasta. Just. Ei, saavutus oli kõva, aga see on nagu õige treener, see on nagu õige nõudlik treener, Peep. See Peep on nagu õige nõudlik treener, kes küll võidab mängu, aga siis leiab, kõik asjad, mis halvasti. Ei, kõik ongi õige, ma räägin, Vips on tubli mees. Ja loodame, et jõuab vormel 1 siis. Nii, aga me jõuame viimase kategooria juurde. Siin on teatud küsimused, aga siin on kindlasti ka võib-olla nüüd koht, kuna see on tõesti viimane kategooria. On koht, kus nii-öelda nagu nüüd trumme põristada natukene ja... Aasta parim rallipaar Ken Torn ja Kauri Pannas. Ja laseme siis... aplaus igal. Väga suur aplaus kindlasti. Ja kõigepealt enne, kui sa siin ütled üldse midagi, räägib Kuldar kõigepealt. Ei, ma arvan, et äkki laseme asjaosalistele ära tänada ja siis võtame kogu teema nagu juppideks, sest ma saan aru, et siin läheb pikemalt. Ma juba olen valmis. Anname sõna võitjatele. Alustuseks soovin tänada selle tunnustuse eest, et päris äge üllatus oli. Et oleme teinud seda asja tänaseks päris pikalt ja ma arvan, et on äge saada selline tunnustus asja eest, mida teed hingega. Et see 2020 aasta oli meile päris edukas, et suutsime saavutada Euroopa meistritiitli ja siis annab märku, et võib-olla on tehtud midagi hästi. Et vaatame, mis järgmine aasta toob. Aitäh selle meeldiva tunnustuse eest, et ma arvan, et üks põhjus, miks ma siin olen, on see sama karikas, et 2020 aasta oli meile Geniga väga tulemuslik. Saavutasime siis enda klassis Euroopa meistritiitli. Kuidas ma siis autospordi juurde sattusin, ma arvan, et selles on päris suur süü minu isal, kes mind 90-ndatel juba varakult ralliradade äärde viis ja mul oli väike unistus, et saaks sekundi või 2 istuda ralliautos. Täna ma olen neid sekundeid seal päris palju veetnud ja ma olen tegelikult tänulik, et see on üks spordielu, mis mind väga paelub. Mis siis 2021 toob? Ma arvan, et ma loodan olla võib-olla paar sekundit rohkem ralliautos kui eelmine hooaeg ja vaatame, kuidas see minema hakkab. Kindlasti ma tahaksin tänada kõiki toetajaid, sõpru, peret, kõik, kes minul on sellel teekonnal abiks olnud, et aitäh. No siin ei pea olema Peep Pahv ega Jaan Martinson ega mitte keegi, et küsida, et kuhu siis Ott Tänak ja Martin Järveoja jäid? Alustan sellest, et mis siis Ken ja Kauri tegid, et võitsid Euroopa meistritiitli omas nii-öelda ERC3 klassis. Võib-olla vähesed teavad, et eelmine aasta see tiitel lipsas Kenil käest ära, see on väikeste nii-öelda... See oli sohki nendega? No ütleme, jah, mitte peaaegu tehti sohki, vaid võib-olla tehtigi sohki, aga kuna reeglid olid reeglid ja me ei saanud oma asju tehtud õigel ajal, siis nii-öelda paberi sisse andmata õigel hetkel, siis seda tulemust enam ümber muuta ei saanud. Mis minu jaoks muudab selle aasta tulemuse märkimisväärseks, et 5 etapist 4 võideti. Et ei olnud lihtsalt see, et keegi sai punkte ja keegi lagunes ära, et ERC konkurents tegelikult on päris tihe ja ta on niisugune nagu teine väljund autospordis maailmameistrivõistluste kõrval loomulikult WRC ja mitte kuskiltki maalt me ei saa alavääristada või öelda, et Ott ja Martin ei teinud oma asja hästi. Pigem nagu selle auhinna andmisega me anname nagu mõista, et ka altpoolt tulevad noored, et see ei pea olema kohe nagu maailmameister, et sa oled siin parim rallipaar.
et sa tuledki, liigud, Kenil on olnud võib-olla jõudnud ralli juurde küll varakult on ju, mul on ka mingi isiklik side selle Keniga ei hakka salgama, et ma olen isegi tema kaardilugeja olnud. Et võib-olla mingid masinavahetused ja klassivahetused on jäänud nagu kuskile aega kinni ja oleks pidanud varem mingid otsused tegema. Täna saab juba öelda, et ta on M-spordi tehase sõita järgmiseks aastaks Rally 3 klassis, kus ta saab sõita terve hooaja, kui palju seda hooaega muidugi nüüd jälle koroonaga tuleb, et jälle tulevad uudised, et võistlused jäävad ära. Et ta on läinud natuke teist teed nagu kui Ott, et võib-olla ei peagi nagu vaatama seda, et ma kohe pean jõudma maailmameistriks, et võib-olla peaks alustama nagu lähme väiksematest klassidest ja väiksematest sammudest. Ei, no selles suhtes ma olen Kenni seda arengut näinud ju algusest peale, eks ole, võistlusi kajastanud ja rääkinud ja suht visa vend, eks ole, et tal need tagasilööke on palju olnud, aga tegelikult Tarmo selle põhiküsimuse muidugi küsis ära, et mulle lihtsalt tundub, et nagu natuke imek, me valime nagu parimat, siis peaks olema nagu parim nagu tulemuse järgi tegelikult, et seegi see, et MM ja WRC sari on kõvem kui ERC sari, aga selles suhtes, ei, sa pole nendest rallist üldse midagi kuulnud. Aga kokkuvõttes mul on hea meel tema üle. Me oleme igavesti ju aastaid vaielnud, kumb on kõvem, kas Euroopa meistritiitel või MM bronks. Ja vaat see oleneb ka, mis masinaklassis. Et ta tuli, et Euroopa meistritiitel tegelikult ju selles esiveolistes ainult. No jaa, aga see oli tema võimalus. Ongi mõttekoht nii-öelda, aga autospordiliit siin ilmselt üritab noori mehi nagu rohkem tõsta, nagu Kuldar ütles. No, milles mingit küsimust ei ole ja üks meil on täielik, on müts maha Ken Torni ja Kauri panna sees ja milles ei ole ka mingit küsimust, on see, et meil on auhinnad otsa saanud, kuigi võiks ju jätkata. Nagu kiiresti läks. Võtta siin. Saad veel nagu rääkima hakata, juba saada läbi. Meil on tegelikult meil on ikkagi siis nagu oma auhinnad ka veel varuks, et nende juurde alles jõuame. No mis me teeme ka ühe tänamise vooru siis? Täname vaatajaid kindlasti. Ei, mina tänan Autospordiliitu ka. Autospordiliitu eelkõige ikkagi selle mõista suhtumise eest, et nad on toetanud meid ja tõesti selle saate meile usaldasid ja Jaanis Kaal on muidu ka tore meest. Ja mina tänaks Delfit ja Eesti Päevalehte, kes on nii hästi seda rallit ja autosporti kajastanud. Mis mind täna, mina saadan sind rallidele kogu aeg. Ei no, sina oledki ülemus. Ma Eesti Päeval, ma nimeliselt ootan. Ei no okei, siis täname Peep Pahvi nimeliselt. Et ta on autospordini nii palju pühendanud ja Tarmo Pajut siis täname samuti, kes ei ole Delfist... Et esitanud oma rumalat küsimust siin jälle. Ei, et ta Delfist ei ole neid autospordi uudiseid kinni keranud. No mina tänan Kuldarit kohaloleku eest ja selle eest, et ta suutis väga hästi ohjeldada ja kuidagi nagu peegeldada ikkagi, et kus pool lauda siin nagu ajusid rohkem on ja kus pool vähem. Et see sai nagu päris selgeks. Oot, panid tähele, kummal pool lauda on ajusid rohkem. No absoluutselt, mul õnnestus nagu heal poolel ka veel olla. Ja tasakaal oli kõhtsa nagu vildakas kohe. Ma omalt poolt ka siis võib-olla võtaks kokku ja tänaks ka loomulikult, et sellised korüfeed võtsid mind oma saatesse, et eks see kogemus on minu jaoks nagu uus. Eks ma pean ennast veel paremini ette valmistama ja oma lihased soojaks tegema, kui siin teiega võistlema tulen või võitlema tulen. Kindlasti tahan tänada kõiki Eesti autosportlasi, kõiki korraldajaid, kõiki kohtunikke ja ametnikke, kelleta tegelikult ja kelle jaoks me nagu peame olema, et see toimiks. Ja ilma teieta ei oleks üldse midagi, ilma sportlasteta. Delfit loomulikult ka ja Peep Pahvi ka natukene, et argumendid, millega sa mind tahtsid lüüa, tegelikult väga ei päde, aga ma ei teadsin seda enne, nii et see ei ole hullu. Aitäh teile! Nii, aga päris lõpetuseks võib-olla on paslik kasutada Kauri Pannase sõnu, et loodame, et aastal 2021 rallit kui sellist või autosporti ja üldse sporti on oluliselt rohkem sekundeid, kui oli aastal 2020 ja päris lõpetuseks saab sõna veel Rohke Debelak. Kohtumiseni! Taas uudiseid autospordi maailmast, Rohke Debelak. Autospordi huvilistel lapsevanematel on põhjust rõõmustamiseks. Vastu tulles nende tungivatele soovidele on Eesti Autospordiliit avanud noorsportlaste ettevalmistusprogrammi edasi jõudnutele. Programm on õigemini mõeldud nendele noorsportlastele, kes ei ole veel kohalegi jõudnud ja kätkeb endas lapseootel emade treeningprogrammi, et tulevane maailmameister saaks juba enne sündimist kiiruskatse läbimise tunnetuse, seda kiirenduse, pidurduse, hüpete ja maandumiste näol.
kui inimene ei ole rallisõitjaks sündinud, siis on tal tänu ettevalmistusprogrammile ja heale õnnele võimalik vähemalt ralliautosse sündida. Terav konkurents on toonud vajaduse alustada autospordiga üha varem ja aasta-aastalt on see algus nihkunud ka üha varasemaks. Ja selgunud on ka meie tarbijamängu võitjad. Küsisime autospordi sõpradelt, kellele kuulub pildil olev karvane käsi. Esimesena vastas küsimusele õigesti Valde Kruun Saatsest, kes ütles, et pildil olev karvane käsi kuulub Eesti Autospordiliidule. Õigeid vastuseid tuli üle 120 000. Vastanute sõnul ei olnud küsimus ka kuigi keeruline, sest Autospordiliidu karvane käsi on alati igal pool mängus. Küll tuli vähe õigeid vastuseid küsimusele, mis asi on Eesti Autospordiliit. Vastati, et tegemist võib olla vabamüürlastega, reptiilidega, libedamat sorti kalaga nagu luts. Veel vastati, et Autospordiliit on nagu 5 peaga lohe ja küsimusele, milleks on Eesti Autospordiliitu vaja, ei osatud ühtegi loogilist põhjendust välja pakkuda. Aitäh!